Võlavähendus ning tasakaalu taastamine. Võlavähendusfaasis vähendavad inimesed kulutusi dramaatiliselt. Sissetulekud kukuvad, krediit haihtub, varade hinnad langevad, pangad satuvad surve alla. Aktsiaturul toimub krahh, sotsiaalsed pinged tõusevad ja kogu asi hakkab iseenda peal võimenduma ning pöördub teise suunda. Kui sissetulekud kukuvad ja võlamaksed suurenevad, satuvad laenajad surve alla. Olles vähem krediiti väärt, kuivab krediit justkui kokku ja laenad ei saa piisavalt raha kätte, et oma laenumaksed ära teha. Et seda auku katta, on laenajad sunnitud oma varasid müüma. Rutt varasid müüma ujutab turu üle ja samal ajal langetavad kõik ka kulutusi. Nüüd toimub börsikrahh, kinnisvaraturg kukub kokku ja pangad satuvad probleemidesse. Kuna varade hinnad langevad, langeb ka tagatiste väärtus, mida laenajad anda saavad. See teeb laenajad veelgi vähem krediidi vääriliseks. Inimesed tunnevad ennast vaestena. Krediit kaob kiire tempoga. Vähem kulutusi, väiksemad sissetulekud, vähem jõukust, vähem krediiti, vähem laenamist ja nii edasi. See on justkui nõiaring. See on sarnane majanduslangusele, aga erinevuseks on see, et intressimäärasid ei saa madalamale lasta, et asja päästa. Majanduslanguses on intressimäärade langetamise tulemuseks laenamise suurendamine. Tasakaalustamises ehk võlavähendusetapis see aga ei tööta, sest intressimäärad on juba niigi madalal ja varsti juba 0% peal. Seega mõjutamine lõpeb. USAs näiteks tabasid intressid 0% punkti 1930. aastate võlavähenduses ja uuesti 2008. aastal. Languse ja võlavähenduse vahe on see, et võlavähenduse juures on laenajate võlakoormused lihtsalt liiga suureks paisunud ja neid ei saa vähendada intressimäärasid langetades. Välja laenajad taipavad, et võlad on liiga suured, et neid kunagi täielikult tagasi saada. Laenajad on aga kaotanud oma võime tagasi maksta ja nende tagatised on väärtust kaotanud. Nad tunnevad end võlast halvatuna, nad isegi ei taha rohkem laenata. Välja laenajad ei anna enam raha ja laenajad ei laena enam. Majandusest võib sel hetkel mõelda kui mitte krediidiväärilisest tarbijast. Nii et mida teha siis võlavähenduse tsükli parandamiseks? Sellest juba järgmises ampsus.